õhtust, kallid sõbrad. Tere, Mart! Tere, Mihkel! Ja palju õnne uue raamatu puhul. Aitäh! Ja selle raamatu pealkiri on Eesti popmuusika leksikon, esimene täielik. Ja kui ma kuulsin, et Mart Juur on kirjutanud Eesti popmuusika leksikon, siis ma mõtlesin väga tore, et Valtro Ojakäru popmuusikast sellest on ju möödas üksjagu aega, 70-ndatel millal ta ilmus, siis oli Anne Erm ja Polkast Rocki, nii ongi aeg ja kes siis veel teine kui Mart, sest sa oled ise melomaan ja muusikakriitilisi artikleid kirjutama. Aga mind haaras teatud üllatus, mitte ebameeldiv jumala pärast, aga üllatus sellest hoolimata, kui ma selle raamatu lahti tegin ja teda lugema hakkasin, et tegemist on lihtsalt nende jaoks, kes ei ole raamatut veel jõudnud vaadata, puhta fiktsiooniga, ühtegi nendest artistidest ega muusikutest ega ansamblitest, kellest sa siin väga põhjalikult kirjutad, neid ei ole tegelikult ühtegi olemas. Ma olen selle raamatu läbi lugenud ilmselt ütlema sellepärast, et ma ei näinud väga põhjust ja paranda mind, kui ma tegin valesti, et seda on nagu järjest läbi lugeda, et haarasin ühest kohast lahti, aga lugesin ja siis haarasin teisest kohast ja niimoodi mulle tundub, et ma arvan, et ma olen selle raamatu läbi lugenud. Kohe ma pean hakkama Mihklit parandama selles mõttes, et üks artist selles raamatus ei ole fiktiivne. Ahaa, selge, väga hea. Siis see on mul veel lugemata jäänud. Aga ma pean tunnistama, see on pööraselt lõbus ja väga naljakas raamat ja võimalik, et selle nagu nalja tõeline mõistmine eeldab võib-olla niisugust sügavamat seotud olemist muusikaga. Võimalik, et mitte minul kui muusikal ja inimesel, kes on muusikakriitikat ka ise üsna palju lugenud ja natuke ka kirjutanud, oli see väga lõbus lugeda. Aga ma alustama nagu kõige ilmsemast ja möödapääsmatumast ja banaalsest küsimusest, et kuidas see idee siis tekkis või üritades nüüd esteetikat sellest sinu uuest raamatust laenata abitult. Millised tähendusrikkad sõnad olid puunoaga kratsitud sellele tammile, mille tagant see tohutu soe inspiratsiooni purse välja paiskus. Jaa, nüüd see motiiv, see käivitaja oli tegelikult see, et kui ma õhtuti olen väga väsinud, et ei jaksa midagi arukat teha, aga samas magama minna veel vara, siis ma mööbeldan internetis ja mul üks vahe oli suur huvi millegipärast. Mind huvitas see, et millised lääne artistid ilmusid firma Meloodia heliplaatidel näiteks 60-ndatel, 70-ndatel ja nii edasi, sellel nõukogude perioodil ja avastasin, et need andmebaasid on hästi auklikud ja muidugi küsisin ka palju kiidetud tehisintellekti abi ja see selgus, et see hästi lolli juttu, et mu isiklik mälu on palju parem nende faktide mäletamisel ja siis mul tuli meelde, et üks allikas, kus saaks seda asja vaadata, on just nimelt Valter Ojakäru nime on juba kõlanud, praegu ta kõlab teist korda veel, et kunagi kas 70 aastat teisel poolel ilmus ajaloolis kultuurielu Ojakäru järjejutuna estraadimuusika ABC või midagi sellist, mis sisaldas Nõukogude Liidus välja plaadistavate artistide infoartikleid ja seda sai loetud sellepärast, et seal näiteks oli Mark Poolam, kes esines firma Meloodia plaadil 2 looga või Rolling Stones, üsaks, et sai sealt aimu selle kohta, mis legaalses muusikalevis olemas on. No ja siis muidugi tuli mulle meelde, et andmebaasid just nimelt lõpevadki Anne Ermi raamatuga, mis puudutab Eesti popmuusikat. Kui sa tahad saada infot Eesti ansamblite kohta, siis ka aastaid tagasi, kui ma kirjutasin raamatut 101 Eesti popmuusika albumit, siis eksisteeris veel selline sait nagu Eesti ansamblite andmebaas, mida pidasid minu meelest kas Raja 7 või mingid sellised üsna asjatundlikud aktivistid ja kus ei jäetud pada. Aga nüüd ma üritasin vaadata, kas see on alles ja selgus, et seda nagu tavalise otsingu enam internetis, seda see on kuidagi puhvri kaudu on ainult leitav ja see on ka kinni kiinud. Ja tundus, et vaatasin tõesti, et leksikon ei ole teisest küljest. Teooria ütleb ju seda, et kogu info on kättesaadav internetist. Aga leia see internetist, ei leia sellist täielikku ülevaadet ja siis tekkis mõte, et kuna see on niikuinii juba surnud asi, et Eesti popmuusika leksikoni niikuinii ei tehta enam, paberil seda trükkima ei hakata. Ja selleks, et pidada andmebaasi, selleks oleks vaja mingit riiklikku rahastust, mis paneb siinkohal karjuma kõik, kelle käes on mingisugused riiklikud rahad. Ja mõtlesin, et teeks sellise paroodia asjale, mida ei olegi olnud ja mida ei ole juhtunud. Et siis nagu Eesti popmuusika leksikon. Ja tänavune aasta on selles mõttes Eesti muusikaliteratuurile väga heast, sest siin on ju 2 väga olulist popmuusika teost, esiteks see teos, mida me täna avame ja siis suvel ilmus ju Eesti muusikalugu. Eesti muusika ajalugu 12. sajandi vahetusest kuni siis, see on esimene köide kuni vabariigi alguseni Toomas Siiteni peatoimetatud. Nii et tore on see, et me oleme muusika aastat tähistanud. Ühesõnaga tekkis tungi vajadus ja kuna aeg oli, tekkis vajadus tekitada selline leksikoni vormis asi ja kuna leksikon on hästi parodeerimiseks hästi sobiv materjal,
sest et ta ei eelda kirjanduslikku mingit kõrgstiili, ta on just nimelt hästi bürokraatlik materjal, et info, faktilisel siis mingid iseloomulikud detailid. Eesti kirjanduses on leksikon ju paroodia materjali leidnud ju korduvalt kasutamist, kõigepealt Toomas Kalli Eesti käkerdajate biograafiline leksikon. Käkerduse just nimelt, klassikaline teos, mis siiamaani elab oma elu minu peas ja teiseks muidugi Hivisildnik Eesti Kirjanike Liit 1987 seisuga olulist. Et jällegi teatme teos leksikon ja siis muidugi seal on olemas veel Ilmar Trulli koostatud rohkem koduloolise kallakuga Padavere loomade ja lindude ülevaade, mis ei ole kaugelt kahjuks. Ja üht-teist on veel, leksikon on hästi hea teha, ja selleks on just nimelt see tehisintellekt hästi suur abinene, sest ta on selline lihtsameelne, ta teeb täpselt seda, mida sa käsid ja kuna ta on sellise nagu mehaanilise puise käsitlusega, siis seda on väga võimalik tõmmata libedale rajale ja panna teda ajama sellist absurdset juttu. Mulle tulid selle sinu raamatuga seoses meelde kaks sarnast teost, üks neist on ilmunud raamatuna, teine on tegelikult ansambel. See raamat, kui ma õigesti mäletan, selle pealkiri oli Molvania, hambaravist puutumata riik või midagi taolist, oli reisijuht riigist, mida ei olnud olemas. Ja mis oli täiesti kohutavalt naljakas. Ja teine sarnane nähtus on ju ansambel nimega Spinal Tap, mille olemasolust sa kindlasti oled teadlik, ansambel, mis tegi tuleb uus film. Paroodia ansambel, mis siis nagu naerab ja irvitab kõigi nende suurte Ameerika staadioni rocki ansamblite üle. Ja mõlemal on omaniga teatav, kuidas siis öelda, nagu prototüüp, et see Molvania oli niisugune mõnes mõttes klassikaline tsivilisatsioonist puutumata Ida-Euroopa riik ja Spinal Tap on niisugune klassikaline 80. aastate staadioni rockibänd. Kas sinu nendel artistidel või muusikutel või bändidel on mõnel prototüüp? Mõnel on, aga üldiselt, kuna eesmärgiks ei olnud hakata nagu prototüüpe tekitama, et parodeerida, sina leiad juba kindlasti saad iga päev palju e-kirju, nende hulgas on ka plaadifirmade ja väljaandjate pressiteateid, et kui aeg on, ma loen ja ma jumaldan neid pressiteateid, et selles mõttes nad asendavad neid biograafia, leksikone ja muid sääraseid asju. Ja täpselt samamoodi ka olles ise kirjutanud plaadiarvustusi, ja nõnda edasi, et ma tean, kui ühel hetkel, kui nakkav see muusika-ajakirjanduse rutiin on, ja ühesõnaga, et see tuleb ja see jääbki tulema. Otseseid prototüüpe on seal väga vähe, mõned küll spetsiaalselt sai pandud, aga enamasti parodeerida sellist infovoogu, mis on nagu selline juba, mis tuleb, hästi absurdne ja see kobavate tsitaatide, rumalate mõtetega selline nagu laviin, mis vajub selle peale. Sa kirjutad selles raamatus väga paljude bändide ja muusikute muusikast, mida sa tegelikult kuulnud ei ole. Kas sa kirjutades AI abiga, sest ma natuke pärast räägin, kuidas see töö sul täpsemalt välja nägi, aga sa kirjutades mõtlesid ka mõne artisti puhul, et seda muusikat tegelikult tahaks nagu päriselt kuulata ka. Jaa, näiteks, et ansambel Raske lend tundus mulle olevat väga selline põnev asi, sest et need olid mingid neli Tartu või Lõuna-Eesti tüüpi, kes tahtsid teha ja vist olidki nagu Led Zeppelin Deep Purple'i moodi. Ja samuti mulle meeldis üks 49. aasta esimese albumi, mille nimi oli Kuulake mind mu lehmad, avaldanud Vello Vokaal, kes oli Eesti esimene loomadele spetsialiseerunud laulja ja kelle põhimõte muusika esitamisel oli see, et ta esitas seda kinnise laudaukse taga. Sellepärast, et tema ideoloogia nägi, et lehm peab muusikat tahtma, mitte saama. Ja sellist asja tuleb seal alailma ette ja seal oli üks tüüp nagu Onni Pime, kes oli Eesti esimene, ta oli Sinatra analooga midagi sellist, hästi tume tüüp, et praktiliselt kõik oleks tahtnud kuulda ja eriti neid artisti, kelle salvestamismeetodid Eestis olid sellised, et neid ei olnudki võimalik kuulda. See raamatu stiil on esiteks kohutavalt naljakas, aga naljakas väga erinevatel põhjustel, aga üks nendest põhjustest minu jaoks on vähemalt see, et ta kuidagi nagu väga peenelt, ma ei tea, kas ironiseerib, aga kuidagi nagu avitud matkib või läheb seda sama rada, milles tegelikult siit tänase päevani toodetakse tõsimeelset muusika- ja kultuurikriitikat. Ja see muudab selle asja nagu veel kord omapidi nagu veel naljakamaks. Muusikakriitika ja meil on siin mõned kriitikud ka publiku hulgas, nad oskavad sellele küsimusele tõenäoliselt
paremini vastata, aga see ei ole liiga sõbralik küsimus. Muusikakriitika näib olevat justkui nagu eraldi kunstivorm, mis justkui tõukub siis teisest kunstivormist. Ja selle muusikakriitika nimelise kunstivormi üks valdavaid või peamisi hädasid on see, et keegi eriti ei saa aru, mida nad täpselt kirjutavad ja missugune see muusika võiks olla, millest nad kirjutavad. See on muidugi väga laia pintsliga joonistatud üldistus. Kui sa peaksid mõnele inimesele seletama, kas või selle oma nii-öelda, sa oled selle teekonna selles raamatus uuesti nagu läbi käinud oma peas, peaksid seletama muusikaga tavalise inimesele, kellel on raskusi muusika või üldse kultuurikriitikaga hakkama saamisest või selle mõistmisest, siis kuidas sa talle räägiksid, kuidas sellesse tuleks suhtuda? No sellesse tuleb suhtuda ikkagi niimoodi, et seda on erineval tasemel. Üks on tõesti see, mis tuleb pressiteadetena sisse. Teine on see, mida kirjutavad fännid. Ja siis kõige huvitavam valdkonda, mida ma nimetaks tegelikult psühholoogiliseks realismiks või mis iganes, kus tõesti autor läheb muusika sisse, leiab sealt midagi ja leiab enese seest midagi. See on juba tegelikult kirjandus. Ja seda võib varustada erinevate viidete aparatuuridega ja nõnda edasi, et teha seda akadeemilisemaks, aga neid viise on jah erinevaid. Muidugi see, kuidas inimesed omavahel muusikast räägivad, kõnekeelne jutt on hoopis midagi muud. Aga ega see ka kuhugi edasi ei vii selles mõttes, et see on selline üksteise usu kinnitamine pigem või siis ka näiteks tüllimine, et mulle see bänd meeldib, aga see, need tülid on kergelt puhkama, eriti sotsiaalmeedias, tõesti mõttetud vaidlused. Aga jah, et see ta on eraldi kirjandussaand ja ka kultuuriajakirjanduse saand. Ja muidugi see raamat ma olen ka seda tehisintellekti suunasin ja ka oma mälu järgi poetsin sinna mingid sisse asju, mida ma mäletan, kus vahel tõesti näed, et ajakirjanik, mitte ajakirjanik. Nüüd muusikast kirjutav inimene on väga lendu tõusnud. Et need hetked on tegelikult naljakad. AI-st rääkides selle koostöös selle raamatu kirjutanud, AI väidetavalt, mina väga põhjalikke kogemusi mul ei ole, aga väidetavalt kõik sõltub sellest, mida sa talle mis korraldusi sa talle annad, nõndanimetatud promptid või isegi vist kasutatakse niisugust mõistet nagu computer english või ma ei tea, siis arvuti eesti keel. Palju sa selle peale mõtlesid, kui teadlik või kui nagu hea AI kasutaja sa oled või sa küsisid, kandsid talle mingid parameetrid, sel ajal tekkinud bänd ja Eestis tegutses ja umbes midagi sellist? Jaa, just nimelt, et näiteks kirjutame nüüd sellised tegutses 60-ndatel oli seda tüüpi sellised, ja kaasnud näiteks ütleme sellised, mingid Janis Joplin või midagi sellist. Aga vahel ütlesin talle, et vaat sellised aspektid, selline piir, ütleme, et seal mängisid näiteks need naised, mehed, poisid, tüdrukud. Mida täpsemalt selle töö käigus ma teile täpsemalt seda juhendad, seda naljakama sa saad ja talle tuleb ikkagi kogu aeg anda korraldused, ta on tõsimeelne. Muidugi minu AI, mida ma kasutan väga palju, see juba teab minust väga palju, teab, et mulle meeldib rolli nalja ja ma olen väga AI inimene, selles mõttes, et minu tervitab talle rõõmsin teha, Mart. Sõbraliku perearsti häälega, aga täna ta ei saanud mulle seda öelda, sest tänu selle venelaste kübarrünnakul oli tehisintellekt maaks. Ma polegi saanud küsida, mis järjevõrras ma kõiki neid rohtusid võtma peaks, mida ma võtta kangesti tahan, aga ta üldiselt peegeldab sind ennast. Et tõsi on see, et ma ei kujuta ette, kuidas, vaata kui oli viimane romaanivõistlus, siis žürii liikmed ütlesid, et nende käsikirjade hulgas oli mitu teost, mis oli ilmselgelt olid tehtud selle chat-GPT või mingi muu tarkvaraga. Ma nagu ei kujuta ette, kuidas kirjutab minu kirjandust. Ilmselt saab, sellepärast, et need mudelid arenevad. Juba vist aasta-poolteist tagasi rääkis Märt Väljataga, et inglise keeles ta luuletab väga hästi. Et ütleb talle, et kirjutan näiteks Shakespeare'i stiilis sonett ja kirjutab selle. Riimid, mõte, kõik on täiesti puhas Shakespeare. Ja mõtle, see pole Shakespeare. Aga eestikeelne tahab veel nagu arenemist ja kasvamist saada, et kuidas see, aga samas, vaata kui palju näiteks ilmub tõlke kriminaalromaane, mis on võib-olla huvitavad lugeda. Nad ei ole, ütleme, sellised mingid stiili ega nagu keele mingid meeste teos, aga need on põnev lugeda. Ja kui sa pärast küsid, mis pealkiri oli või kes autori, ei mäleta. Et nende Eesti asjade puhul sa tegelikult, kui sa loed kirjaniku teost, siis kirjaniku autor on sul kindlasti seal kohal olemas. Võib-olla paljude teoste puhul tänapäeval on see mass nii suur, et võib-olla enam autorit ei ole koha peal, aga see autor on siiski oluline. Aga kui see robot nagu võtab asja üle, Saksamaal, nagu ma olen aru saanud, on juba kirjastused, mis avaldavadki nende tehtud põnevusjutte, romantikat, ühesõnaga, et tuleb nagu endast saelaudu.
kui palju sa teda ikkagi nagu toimetama pidid, sa kindlasti pidid, et see ei ole ainult AI kirjutamine. Väga peab toimetama, siin tulebki kiita ja tänada esiteks toimetajat Katrin Streimanni, sest et aga see oli veel eriti peen töö, sest ühe osa selle raamatu naljakusest moodustabki see ChatGPT sihuke suhteliselt niisugune sünteetiline ja keemiline ja mingi võõritusega ette kantud eesti keel, et kui seda nüüd hakata korrektsesse eesti keelde panema, siis oleks kadunud see kiht sealt ära. Et Katrin Streimann tegi selle toimetuse töö, tegi minu meelest väga hästi, et ta kannatab lugeda, sest üldiselt see tekst, mis sealt kasinat tuleb, on täielik jama, et täiesti hullumeelne ära. Aga see siin raamatus on ikkagi toimetatud asi. Kui nüüd mõelda näiteks seda, et kui ma oleks selle teinud nii-öelda käsitsi selle raamat ilma roboti abita, siis oleks kindlasti teistsugune raamat, aga selliste naljalugude ja naljaparoodiate juures ma mäletan, et Ilmariga Trulliga me tegime Padavere lugusid, siis õudselt palju aega kulus tegelaste nimede väljamõtlemise peale. Ja hästi lihtne välja mõelda üks naljakat, niisugust nime nagu näiteks mingi Ofeelia Porgand või midagi sellist, see tuleb väga kergesti, aga mõtle näiteks välja Mart Juur või Mihkel Raud, see võtab aega, sa ei tule selle peale. Et see on palju keerulisem ja vaat selliseid lihtsaid nimesid selles teoses on ja see on suur väärtus ja kui seda oleks teinud käsitsi, siis oleks olnud meeletu töö, ma poleks seda tegema hakanudki. Sest see oleks käsitsi, on seda mõttetu teha, aga tänu masinale sai see tehtud ja kui nüüd mõelda, et kas see masinaelement selle juures segab kuidagi juures, siis minu meelest ei sega. Minu meelest ei sega, et selle võib lahkelt ära unustada, aga kui see roboti keel tuleb ja kes seda kasutab ja kes seda tunneb, sellele teeb see natukene nalja. Ja muidugi, jah, et see toimetamise faas oli hästi oluline ja sellega sai Katrin väga hästi hakkama. Neid esinejate nimest tuleb küll tõesti kiita, et ilma nende kirjandusteta oleks see raamat väga nägatus, kui oleks ainult nii-öelda nimekiri nendest esinejatele ja muusikute nimedest. Ma saan aru, kui kujunduses on AI kõvasti kaasa mänginud kõige alguses, kui ma ei teadnud, et see on niisugune paroodia raamat, ma haarasin ta eemalt kätte ja vaatasin, et Sissi, Emilia Benita on siin keskel ja üritasin korra saada, miks just tema siin on, ega need ülejäänud on, aga siis ma nagu vaatasin lähemalt ja sain aru, et ega need ju päris inimesed ei ole, või siiski. See on meil kujundaja Tarmo Raemets on siin esireas, keda samuti tuleb kiita ja anda talle suur auraha selle suure töö eest. Aga enne võib-olla, kui Tarmo tahab seda kuidagi kommenteerida, sest need programmid, mida tema kasutab, on kujundajate programmid. Kui ma hakkasin selle käsikirjaga valmis saama, siis ma mõtlesin, et see vajab kujundust. Ja siis mul tuli kohe Tarmo meelde, sest et teades seda, mida ta teeb ja kuidas ta Eesti Ekspressis kujundile mööbeldab, siis oli see selge, et kui teha, siis Tarmo kujundusega. Aga see piltide kvaliteet on selle, et mul käis ETV võttegrupp käis tegemas uudislugu sellest ja operaatorid, kes tunnevad asja, kes on ju nii-öelda fototehnikaga sina peal ja nendega tunnevad asja operaatorid. Kas need pildid, kuidas te need tegite, kas need on fotolavastus või mis asjad need on? Et need on väga realismilised, et Tarmo tegi oma programmidega, siis operaator tegi väga tunnustava märkuse selle töö aadressi. On tõesti naljakas ja üsna ehe ja realistlik. Kas sa seda leksikoni kokku pannes mõtlesid ka stiilide peale, selles mõttes, et sul on terve hulk stiile ja veel, sa oled ju ise vana kirglik melomaan ja tead, et neid stiile on rohkem, kui inimene jõuab nagu järgi pidada ja neid stiile tekib kogu aeg juurde, sest et üks niisugune kriitikute harrastus on ka see, et nad mõtlevad uusi stiile välja, sest asjadel on vaja saada sildid külge. Kui palju sa seda jälgisid, et oleks ikkagi kaetud nagu kogu spekter? Jälgisin küll ja 10ndate kaupa püüdsin ka silmas pidada, et 60-ndad olid siukse piir. Eriti lõbus oli muidugi teha artisti, kes alustasid 30-ndad või 40-ndad, et see oli eriti lustik. Aga pidasin küll silmas jah, et kuidas 60-ndate vaib umbes oli, mis oli 70-ndad, 80-ndad sealt edasi, et tänapäeval on ikkagi hip-hop ja igasugused muud asjad. Ja kuna mulle eriti meeldis tekitada neid vaba free jazzi kollektiivi, siis neid ma pooldasin igasse 10-ndisse, samuti ka proge ansambel. Minu lemmik proge ansambel on Diatoonilised emad, mis sai kokku Saue muusikakooli foajees, kui nad püüdsid oma lastest üle karjuda. Lapsed olid väikesed. Ja siis nad hakkasid bändi tegema, meil oli seal 10 naist põhikoosseis oli 5 ja siis 5 nagu vahetusid ja nad said salvestada ainult siis, kui lapsed magasid või olid lasteaias, et see salvestamismetoodika oli väga kaootiline ja nende albumid ilmusid ja olid väga populaarsed 70-ndal, kui ma ei mäletan, ja siis mehed nende naiste ja ansambli tegevust ei kommenteerinud muul viisil, kui et me ei kommenteeri, me viime lapsed lasteaeda. Ja ansambel lõpetas tegevuse, kui lapsed kasvasid teismelisteks, ei tahtnud emadega koos kontsertidel käia. Sellised nagu proge asju ja siis näiteks nagu
elektro ja diskokollek, higised, mis oli higised sädel? Mis oli Kanepis alguse saanud üks diskoansambel, millest hiljem kasvas välja soolartist Vello Kuubjärv. Kelle Vello soolaulg oli Higisemine kuul, ta oli selline päris Jimmy või Bee Gees'i tüüpi artist. Ja seal on sellised veel, et siis kes Hasso Külvik oli see, kes tegi hästi lühidalt, ma hästi 1,2 sekundit. Hiline ei saa nii lubata. Seal sellised, aga seal oli näiteks mingisugune Saaremaa ühisgümnaasiumis sündinud Motorheadi tribuutansambel, mis esitas Motorheadi lugusid rahvapildidega. Ja siis oli selline kas 70 aastate lõpul Tallinna tsirkuses moodustatud Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heepi tribuutbänd, mille aktiivseks osaliseks oli ka kõlaril istuv karu. Ja nõnda edasi. Et noh, seal oli nagu, sai siilide peale mõeldud, sai TikToki artistide peale mõeldud, ühesõnaga. Et eks päris statistikat ja teinud tunda järgi ikkagi põhiliselt, jah? No hea meel on sul ka näha seda ja juba ilmselt raamatu kirjutamise ajal päris elu hakkab vähemalt nüüd esinejate nimedes osas nagu sinu raamatu järgi jõudma, eks Germo Murel ja niisugused tüübid on nagu päriselt areenile tekkinud, kuigi ka need on jah, pseudonüümid, keegi oma lastele ei pane sellist nime, vähemalt siiamaani. Varsti paneb, populaarne. No kirjanikud tihtilugu räägivad nagu mingist ideaalsest lugejast, kelle peale nad mõtlevad, kui nad raamatut kirjutavad, ükskõik kas siis sellises leksikoni formaadis või ma ei tea, mingit romaani kirjutades selle kallal töötades. Kas sa kujutasid ette oma mingisugust täiuslikku lugejat, kelle see raamat justkui nagu on mõeldud? Ma mõtlesin, et kui ma ise oleksin olnud noor näiteks või kui ma oleksin ka praegu vana ja kui keegi teeks sellise raamatu, ma loeks seda suure rõõmuga, sest et see on tõesti, ta võib ajada segadusse. Siis eriti alguses, kui sa kujutad ette, et see on mul tuttavad bändimehed olid hästi leidis, küsisid, kas nemad ka sees on. See oli ka esimene mõte, mis ta minust kirjutab. Ja ma jätsin ka natuke otsi vette, et kõik olulisemad artistid on sees. See piim kestis edasi, et jaoks kuni see leidis lahenduse. Et ma ise sellist asja loeks suure hea meelega. Ma üldse, nagu ma mainisin just nimelt Toomas Kalli Käkerdate leksikoni või Ilmari neid Padavere asjad, mulle sellised nagu just nagu päriselu pinnal. Või näiteks räägis Spinal Tapist, eks ole, et mulle nagu sellised asjad jubedalt need, et kui keegi oleks sellise asja teinud, eriti veel Vene oleks olnud super. Vaata, Vene linnus näiteks Vetemaa Näkkiliste välipäeva ja see ikka pani katuse sõitma, sest et ma olin ka veel väikelinna poiss, ega merd ega veekogusid meil küll järgi oli ja see Vetemaa raamat oli usutav. Ma mõtlesin tõsiselt, et mis asja või kuidagi, ma sain ju aru, et tegu on paroodia ja naljaga, aga ei, see on paroodia, aga see oli nii hästi kirjutatud ja samas mulle tohutult muljet, et seda raamatut mäletan siiamaani väga ägeda elamus, et kui keegi oleks sellise asja teinud eriti noorest peast, kui ma olin lugeja, et ikkagi jah, ma kujutsin ise ennast lugejan ette. Ma arvan, et tegelikult need sinu lood või need sissekanded on tegelikult täitsa usutavad nagu ühe kaupa, et kui sa järjest neid loed, siis sa saad üsna kiiresti aru, et tegemist on naljaga, kui üks selline Eesti Ekspressis ilmuks tunduks täiesti kohane. Jaa, sest et ju Johanna Klaar või selles mõttes, miks mitte, et noor artist ja muusikat ja et vainot. Niisugust kriitikute ja kriitika teemat siit raamatust nagu läbi jookseb, see on niisugune tüüpiline avalküsimus, aga mida peaks sellesse ChatGPT-sse või mis iganes mudeliga sa töötad sisse panema, kui ma tahaksin nüüd selle raamatu kohta saada niisugust paarilauselist või niisugust sarnases formaadis arvustust? Eks sa peadki ütlema talle, et kirjuta arvustus Mart Juure raamatule Eesti popmuusika leksikon, et ma ei tea, kuidas nad omavahel seotud, kuidas ta infot, vaata, käime jutt, et see tehisintellekt on koolides õppevahend ja lapsed kasutavadki seda ju hästi palju, et Lõuna-Eesti Postimees, just lugesin eilsest lehest, Lõuna-Eesti Postimees tegi küsitluse kuskil Võru või Põlva kandi inimestelt, täitsa tavalistelt, mitte IT-sektoris ega startupis töötavate inimeste käest küsisid, palju nad ChatGPT kasutavad ja kõik kasutasid. Et kes kasutas just nimelt reiside planeerimiseks, kes küsis seal mingisugust talle olulisi asju, et see on nii levinud ja nii massiline, et see, ma arvan, et nad saavad nagu selle info kätte, kui see on juba avalik info, sellest on juba mingid pressiteatri, kusagil internetis on mingi asi juba üleval, siis ta ilmselt imab selle sisse, sest annab sulle mingi vastuse. Aga kuna need on kõik olnud pressiteater või sellised hästi positiivsed, siis tuleb väga positiivne arvustus.
ja kõige lõpetuseks ma ikkagi tegin selle teise kavala lükke ja küsisin selle siis tehisaru mudeli käest, kellega mina töötan, missuguseid küsimusi ma peaksin esitama autorile, kui tal on ilmunud uus raamat. Ta andis üsna mitmeid, üsna ilmseid vastuseid ja küllap ka järgmine on ilmne, aga võib-olla siiski omamoodi lõbus ka, eriti kui mõelda selle raamatu peale. Millise oma raamatu tegelase või aspektiga samastud kõige rohkem ja miks? Noh, võiks öelda, et eks selline lihtsameelsus ja soov lolli nalja teha kannab seda raamatut, eks see on ka osa minust muidugi. Väga tore, aitäh sulle, Mart, see raamat on tõesti lõbus, tõesti hea lugemine. Mina naersin ikka täitsa nagu häälega valjult, kui ma seda lugesin ja loen tegelikult siiamaani. Nii et aitäh sulle, Mart, selle töö eest ja aitäh teile, kes te täna tulite. Ja ma usun, et Mart hea meelega annab ka autogrammi. No hea meelega mitte, aga kus ta pääseb. Igal juhul veel kord suur tänu. Aga suur tänu Mihkel sulle ja suur tänu teile.